No nii, et nüüd siis seal Kauksi Puhkekülas ka käidud, et nähtud ja vaadatud seal, et see oli kuskil, ma ei tea, 25 aastat tagasi või? Võiski olla kuskil 25, suurusjärgus 25 aastat tagasi, kui ma seal kunagi sai käidud seal lapsena. Lapsena sai seal siis paar päevakest, võib-olla oli nädal, kuskil niimoodi. Sai seal siis sitsitud natukene nendes kämpingutes. Et ega seal jah nagu midagi, et lapsena tundus see nagu see kuidagi suurem see tee ja kõik see, mis seal oli, et pood oli tol ajal veel, ei mäleta enam täpselt, kuidas me sinna läksime, aga nüüd oli see kõik kuidagi nagu, seal enne neid kämpinguid oli, mis tol ajal oli ka need väravad, ma ei mäleta täpselt, et praegu tundus see kõik kuidagi kinni olevat see seal, et eravaldus oli seal peal, et tol ajal nagu ei mäleta, et oleks selle, võib-olla ei pidanudki tähelepanu pöörama, sest oli nagu makstud selle eest ja nii edasi. Aga praegult nagu vaatasid, et nagu ei tahtnudki sinna väga seal, need kämpingud olid ka nagu nende majade taga, et tol ajal ei mäleta nagu, et neid maju seal oleks olnud, et hakkasid need kohe kämpingud pihta ja nüüd olid siuksed majakesed, et kus oli kohe eravaldus kirjas, on ju, et nagu, või oli see kämpingute sissepääs kuskilt mujalt tagantpoolt või? Arvatavasti mitte, ikka sealt see Puhkeküla algas. Seal oli kohe ees, on ju, et ega seal mul ju seda kämpingut nagu broneeritud ei olnud ega midagi, et siis ja broneerida ma ka teda ka ei kavatsenud. Et siis arvatavasti, mine sa tea, et oleks seal jalutanud. Arvatavasti keegi kohe ära poleks ajanud, aga ma jalutasin sinna rannani välja, et see rand oli ka siuke liivarand ja sellest ta oli nagu, ma mäletan, et nüüd oli sinna tehtud välijõusaalid ja et oli arendatud nagu seda asja nagu rohkem, eks need majakesed olid ka vist sinna juurde ehitatud, aga ma nende majakest nagu ei mäleta, et neid oleks seal olnud. Võib-olla need tulid hiljem siis. Et kõvasti oli seal arendatud seda asja ja et puhkamise mõttes võib-olla tõesti, et aga kuidagi see nagu see piiratud see ala see seal ja et oled siis nagu oma seal kämpingus ja ei mäleta, mis selle koha nimi on, kus on Kiiu juures ja selle, ongi Kiiu, isegi mitte Kuusalu, aga Kiiust edasi sinna mere poole. Et Lahepea või mis selle koha nimi on. Et seal oli nagu, sõitsid sinna rannani välja, et seal oli kõik nagu parkimine, kõik tasuta. Et siin hakkas kohe, sõitsid sinna, keerasid selle suure tee pealt ära, kohe hakkas, oli see RMK ala, seal oli ka nagu sissesõidukeeld, et kui keskust ei külasta, keskus oli kella 6 lahti, et siis nagu ei tohi nagu minna. Et siis oli nagu sissesõidukeeld. Ja siis sealt edasi oli ka kõik kohad olid nagu, parkimiskohad, kõik olid nagu tasulised ja päevatasu vist oli 5 eurot oli seal ees. Ma ei hakkanudki seda vaatama. Aga jah, et kuidagi selline nagu, piiratud tundus see asi minu jaoks kõik olevat, et see rand nagu ka on ju, et seal et siis nagu see rand tundus ka siis nagu otseselt seal jah, ei olnud nagu midagi, et siis see rand nagu tundus ka nagu selle, tegelikult ta ei ole ju, ei saa see rand olla selle, minu arust ei tohiks olla see erastatud maa, see ei ole seal, aga kuidagi jah, nii nagu see rannaala siis ka nagu oli seal, kuigi seal oli lubatud minna, aga eks see siuke väike rannaala on, et aga muidu siuke liivarand ja aga jäi nagu praegu jah, siuke nagu kuidagi selline piiratud tunne seal sisse, et pärast tulid seal ära, siis oli ka seal majad olid seal, ma neid maju ka ei mäleta, et oleks olnud. Võib-olla siis sai seal teisi teid pidi jalutatud või kuidagi. Ei mäleta neid majasid nagu, et
seal olid ka mingid tüübid, 2 tüüpi olid seal väljas, mingi murutraktoriga seal, murutraktori käruga seal oli üks ja tulnud ja ma hakkasin seal RMK sealt parkla juurest ära tulema, siis seal ka nagu seal siis vaadati ja jõllitati ja et oli siuke jah, kuidagi selline kogemus nagu oli, et iseenesest mul ei ole, ei saagi olla mul ju midagi selle vastu, et inimesed ajavad juttu oma vahel või midagi on ju, aga kui nüüd pikalt niimoodi, nüüd vahitakse teisi, kes ja mis on ju, et siis jah, minul isiklikult nagu küsimusi nagu tekib sellega, et kas ma siis olen võlgu siis neile midagi või mis asja, et või on nad siis mingid korravalvurid seal või igatahes tekib nagu küsimusi niimoodi, et inimene sõidab seal üldkasutatava tee peal on ju ja mis iganes on ju. Võib-olla tõesti, et see RMK ala oli nagu suletud on ju tol ajal, nüüd pärast kuute on ju. Aga samas seal oli ka silt, et külastajad, et välja arvatud külastajad, samas ma seal ju külastasin, et ma ju läksin ja vaatasin seal ja RMK nagu ala tehtud on ju, et see on ka ju nagu maksumaksja riigi värk on ju ikkagi on ju. See raha on ju kõik ju maksumaksjalt tuleb on ju ja riigi ressurss, et rahva ressurss nagu põhimõtteliselt on ju, et kui ma sinna nüüd läksin nagu vaatama on ja panin auto sinna, et ma ju läksingi ja vaatasin, et mis seal värk on, et mis kellani on alati avatud ja nii edasi on ju. Et aga jah, kui ma sealt välja sõitsin, siis seal jah, ikka väga pikalt jõllitati ja aga see on ka see jõllitamine ja selline on ka eks see on nagu selline nagu ütleme, et seda ei saa nagu seda ei saa nüüd keelata kellelegi on ju. Et nagu seadusega seda keelata nüüd ei saa on ju, ta on oma maa peal või mis iganes kohas kuskil on ju, aga lihtsalt nagu moraalselt nagu küsimusi sellega tekib, et mis siis nagu see mis ta siis nagu, mida ta seal siis uurib on ju, või tema siis avastabki maailma niimoodi on ju, et ta uurib on ju, et nagu kui vaatad kuskil seal aastane laps on vankris on ju või kuskil on ju, et siis tema ka seal pikalt vaatab on ju, et kuigi nendel meestel oli seal juba abe oli ees suurem kui mul on ju, et siis jah, ega niimoodi piirata nüüd ei saa, et mida 1-aastane laps nagu teha või et nüüd 50-aastane mees ei tohi siis teha neid asju, mida 1-aastane on. Kui tal on selleks võimalus ja tal tahtmist on, siis ta võib ju niimoodi teha. Aga jah, iseenesest nagu jah, siis nagu ongi see värk. Tekib nagu palju küsimusi nagu sellega seoses. Et mida siis nagu, mis asju me siin siis nagu ajame on ju, et nagu teeme siis nagu näo, et oleme nagu täiskasvanud inimesed, aga siis nagu siis ei ole täiskasvanud inimesed või et aga eks igaüks vaatab ja avastab seda maailma niimoodi nagu tema nüüd soovib ja iseenesest kuigi ka ütlevad, et öeldakse, et pilgud võivad tappa on ju, et siis nad siiski reaalsuses nad ei tapa on ju, et aga võib-olla siis moraalselt tapavad ka natukene, et see selline kokkuvõttes igaühel õigus on jõllitada ja seda keelata ei saa, et ega siis tulebki selline seisukoht võtta, et andku siis minna ja mida seda soovib, et see õigus on tal olemas. Aga nüüd jah, lähme siis ees on selline tegelane meil, et üks karjääris oli kaalumajas
tegin ka natukene ühte Alturat kunagi, siis sai ka seal sellised autod olidki seal, käisid seal kruusa või seda liiva toomas, ehitusliiva. Et neil on nagu, ma sain seal ka nagu targemaks, et noh, ega ongi, ega tegelikult ma teadsin seda varem, aga natuke oli mulle nagu tuli üllatusena, et noh, et nendel väikestel autodel on samamoodi, et paned selle käru, võtad selle tikitreileri või no mis see tikitreiler on, firma on ju, aga paned selle järelhaagise, kerghaagise paned taha, et siis number on teine, et nendel autodel ka kõikidel, et autonumber on teine kui see käru. Et seal oli siukseid asju ka vahel, et tuli nagu sama auto, aga erinevate kärudega käis. Et hommikul tuli ühega, õhtul läks teisega, et seal pidi need numbrid kirja panema, et selle järgi tehti neid arveid ja värke, et aga noh, et kärunumbrid siis ei pidanud panema. No, alguses oli ta jah, selline nagu üpriski nagu pidi nagu tähelepanu ja nii edasi, aga noh, pärast hakkas nagu see, siin on ka siuke peatumisala, et väga mõnus. Ta oli seal tee ääres. Täitsa vinge, et väga viis, et niimoodi selliste ilmadega sõita, et noh, kuigi autos on ju kogu aeg suve on ju, aga noh, on ikka natukene teine tunne on ikkagi suvel sõita autoga. On ikka see suve, need vana bussipeatus selline veel alles. Et see suve rütm on nagu natukene teine jah, et ikkagi noh, mõnus selline. Paned ikkagi külma peale auto ja talvel nagu ei ole siukest asja. Paned külma peale ikka nagu ja ikka on suve. Et vaat siukest asja nagu talvel ei ole, on ju. Talvel sul peab see konditsioneer nagu täitsa sooja peal olema, et väga viis on jah, siuke lahe mõnus on jah. Näed jälle üks siuke vanaaegne bussipeatus, natukene uuendatud. Et jah, ilmapukk oli siin või? Laud. Et niimoodi jah, nüüd siis koju ja arvet tegema. No tegelikult mul on arve juba valmis suures jaos, aga noh, eks seal ikka nokitseda tuleb natuke, et natukene seal nokitseda tuleb ja nii ta ongi. Et nii ta ongi, et tuleb need summad ja asjad sinna panna ja et eelmine arve oli küll valmis, aga nüüd sai jälle hakata uuesti paugutama, et seal ümber asju muuta ja kõike värke. Seal on veel siis pildid lisan ka veel sellest olukorrast, mis seal oli ja kuidas sai tehtud ja siis viitung nendest materjalidest, mis sai ostetud, et need on ju ka kliendi kanda kõik, et eks ta nagu oleneb, aga eks niimoodi on nagu lihtsam, et kliendil on neid materjale nagu nii vaja ja siis ongi, et tal tuleb ju noh, et selles mõttes, et meie ju ei müü materjale, on ju. Meie ei müü materjale, meie müüme tööd. Et me teame, et meil on mingi summa, mille eest me seda teeme ja materjalid nagu noh, läheb mis läheb, et meie materjalidega nagu materjale me ei müü, on ju. Me võime need osta, aga et
ehituseturul on see asi päris hulluks läinud, et see hange.ee portaalis seal on ka, et noh, otsime ehitusmees seal omade materjalidega, lõpuks on niimoodi, et vaevu vaatad, et saad selle summa eest, mis makstakse, saad need materjalid vaevu ära osta, on ju. Et summa on küll nagu normaalne suur, aga läheb kõik materjalide jaoks, on ju. Vaatad, et seal nagu tööraha nagu polegi seal miskit eriti. Ma olen ka nagu seda, meelt, et hoiaks need asjad nagu lahus, et kui sa võtad töötaja endale tellid töömehe, on ju, siis ikkagi maksa siis talle töötamise eest, on ju. Ja kui sa materjale ostad, siis osta materjale, maksa siis materjalide eest, on ju. Et mitte nii, et võtad töömehe ja tahad, et töömees siis sulle materjalid tooks ja tasuta tööd teeks. Materjalide raha eest nagu tasuta töötakse. Et ongi 18 kilti on Jõhvini, et mingi huvitav küla oli siin. No selline see Peipsiäär nüüd on siin, et ega siin nagu midagi, jah. Hommikul oli küllaltki mõnus siin sõita, aga eks ta on natukene huvitavam sõita kui Tallinn-Narva maanteed. No seda Tallinn-Narva maanteed ma olen nii palju sõitnud. Ma käisin ju seal Rakverest Tallinnasse koolis kunagi ja Atsalama. Käisin kunagi Tartust Tallinnasse või sealt Rakverest Tallinnasse koolis ja siis sai seda teed seal ikka sõidetud päris tihti. Seal on see suht selge, et siin hommikul täna hakkasin sõitma siin seda Jõhvist või Ahtmest ja täitsa nagu positiivselt olin üllatunud, et täitsa sõidetav tee ja väga huvitav ka, et selline. Aga selline väikes Eestimaa on, et ega sõidad seda Peipsiäärt ja sealt natuke edasi. Paned sealt Põlvasse ja ega see Eesti on ikka küllaltki väike, jah. Siin see Peipsi, ega siin seda väga siin midagi nagu ei olegi, jah. Sai siin sõidetud ja nähtud, et ega siin jah, väga mingeid suuri külasid siin ei ole või midagi sükest. Küllaltki jah, kõik see rahvas on enamjaolt Tallinnasse koondunud ja Tartusse. Ja siis mõned majad siin ja mõned majad siin, mõned seal ja selles mõttes jah, küllaltki siuke väike on see Peipsiäärne, räägitakse küll nagu siukest rajoonist või sellisest. Aga see Mustvees see sisse ei sõitnud, et mine sa tead, see Mustvee ja Kasepää ja mis seal on kõik veel. Seal on nagu natuke siuksed suuremad kohad, aga see Kauksi tundus küll siuke nagu väga kinnine koht olevat. Et niimoodi ja nüüd koju ka ja ei hakka vist poest sealt Jõhvist läbi minema, et siis kannatab homseni ära, et päeval sai siin söödud ka. Pärast kuute nagu väga ei soovitata süüa, et ega siin selle vatsakesega ka nagu midagi kiita ei ole, et väga kiita ei ole jah, seal Toonepurg on seal katusel.
täitsa nagu seal ja koer oli all. See oli päris huvitav. Ega väga ei taha ka jah, siin seda vatsakest suurendada, et vatsakest ei taha suurendada, et ega ta ei taha nagu tagasi minna. Ma vahepeal hakkasin kõhulihasid tegema, aga ei ole siukest matti. Ja siis hakkas see sabakont hakkas nagu valutama hullumoodi. No mitte hullumoodi nüüd, aga päevalt, et ma tegin nagu tavalise põranda peale. Ja hakkas see kont valutama. Ma ei tea, ma tegin üldse teist harjutust ka. Sellele vaagnale, võib-olla hakkas selle pärast valutama. Aga ma kahtlustan, et selle kõhulihasi selle pärast. Et siin on jah nagu huvitav on jah, see nagu see organism nagu annab nagu mingeid nagu konkreetseid signaale nagu annab, et tuleb see politsei. Vot see on nagu kummaline on, ta paneb nagu tühja tee peal, et siin on suht tühi tee on see. Et siis paneb nagu neid viikurid on ju, et jääb nagu siuke tunne jääb, et nagu, ma ei tea, sõida või ise siin kraavi siin. Et tühi tee on ju, et pane siis sõitku siis normaalselt ja tal ei olnud seal kedagi ees ega midagi. Annab nagu see organism nagu märku ja nüüd ongi Puru külas oleme. Et mina elan Puru teel elan mina. Et jah, see organism annab nagu jah, mingit konkreetset signaali, et ma hakkasin ju siin tegema, hakkasin ju jooksu proovisin seda sabust sörkjooksu ja ka konkreetselt pandi nagu konkreetselt pandi veto peale, et paar päeva ma jooksin ja mul põlv hakkas niimoodi valutama, et ma peaaegu, ma ei saanud peaaegu kõndida. Kõndimine oli väga vaevaline, et toetuda sellele põlvele. Ma jätsin selle jooksma kohe järgi ja siis läks kuskil 2 kuud läks aega, enne kui see põlv nagu, enne kui nagu jalad alla said selle põlve osas. Paistab see. Et selles osas jah, ei taha see nagu üldse seda, ei taha organism üldse, et ma nüüd mingit sporti teeks. Et nüüd hakkas ka see selja see hakkas. Sabakont nagu hakkas tohutult nagu, kas tohutult, aga hakkas ikkagi valutama. Puru küla on päris kaugel Ahtmest, jah. Aga midagi peab nagu tegema, et kas või liikuda, aga liikumisega näitab ka seda, et liigud, kõnnid on ju, kõnnid. Et ma olen päris palju kõndinud ja päevas tunde ja paar kuud järjest ja ei tule jah, et ega see nagu vaatad, et ta jah, eks see vanus nagu on selline jah, et 40 juures seal on juba jah, hakkab selline asi pihta. Jõudsingi nüüd Ahtmesse, et
eks siis vaatame, mis siin elu toob jälle.